Nüüd võtame järgmiseks keeleõppemeetme. Haridus- ja Teadusministeerium Helna Karu tutvustab teile lähemalt, mis on keeleõppes plaanis. Ole hea. Tere, ilusat õhtupoolikut. Peale kohvipausi kindlasti on päris raske siin kuulata, aga olge head, tõstke käsi püsti, kes tõeliselt tunneb muret eesti keele kui teise keele õppe pärast. Suurepärane, et kuna aega on meil väga vähe ja me oleme ju tegelikult siin natukene graafikust maas, et siis teeme kiiresti ja te olete kõik teretulnud võtmaks minuga siis ühendust, kui jääb midagi arusaamatuks või saame midagi arutada või selgitada hiljem veel juurde. Et mida me siis oleme plaaninud teha, et meil on 46 miljonit, mille eest me siis teeme 2 erinevat sorti tegevusi. Ühed on suunatud siis otse keeleõppe sihtgrupile ehk siis kõik need õpetajad, kellel kvalifikatsiooninõuete järgi on vaja osata eesti keelt, me toetame nende eesti keele õpet ja samuti siis toetame gümnaasiumi ja kutsehariduse õpilaste keeleõpet ja see on täiendav keeleõppe lisaks siis õppekavas olevatele keeleõppetegevustele. Ja teine pool sellest meetmest läheb siis keeleõppeteenuste arendamisele, mille eest on plaanis arendada välja täiendavad e-kursused, ehk siis praegu on meil olemas keeletee ja keeleklikk, sinna tulevad siis järgmised tasemed juurde, B2 ja C1, ja samuti siis selline keeleõppeteenuste portaal, mis siis ühendab keeleõpet pakkuvaid erafirmasid, riigiasutusi ja keeleõppijaid. Ja miks me seda kõike teeme? Selleks, et siis pakkuda haridustöötajatele ja õpilastele paremaid võimalusi eesti keele õppeks, ehk siis eesti keel teise keelena õpilastele ja eesti keel riigikeelena õpetajatele. Samuti on siis plaan luua ka õpilastele täiendavat õppevara, ehk siis oleme ajakirjandusest kõik kuulnud, et õppevaraga on meil mure suur ja seetõttu siis sellist tasemekohast ja tänapäevast õppevara ka järgmiste aastate jooksul juurde luuakse. Ja samuti siis tahame nende teenuste arendamisega pakkuda täiskasvanud õppijatele selliseid paindlikumaid võimalusi eesti keelt õppida ja ennast siis tasemeeksamiks ette valmistada. Ja kes on meie prioriteetne sihtrühm? Nendeks on siis üldharidus- ja kutsehariduskoolide õpilased ja üldharidus- ja kutsekoolide õpetajad. Samuti siis täiskasvanutest riigikeele õppijad. Haridustöötajad, kes hakkavad õppima järgmise 5–7 aasta jooksul täiendavalt eesti keelt, et siis kvalifikatsiooninõuetele vastata, nende hulgas on siis õpetajad, noorsootöötajad, huvihariduse õpetajad ja samuti ka tugipersonal õppeasutustes. Ja mis on meie ajaraam? Meie ajaraamiks on siis selle aasta lõpp, kui me valmistame ette siis tingimusi selle meetme lahti minemiseks ja tegelikult veel natukene ka lihvime selliseid tegevuste kirjeldusi ja mida me täpselt nende tegevuste raames tegema hakkame, nii et kui on siin saalis selliseid häid ettepanekuid, mida võiks kaaluda, siis kindlasti on praegu veel aeg oma mõtteid selleks avaldada. Ja rakendustegevuste ettevalmistamistega me alustame siis aktiivsemalt juba järgmisel aastal, kust siis järk-järgult avanevad võimalused siis õppes osalemiseks. Ja kuidas neid tegevusi ellu viiakse, siis meie meetme raames peamiselt me kasutame hankeid ja samuti siis selliseid tegevuskavade voorusid õppeasutustele, kus õppeasutus saab ise täpselt määratleda oma vajaduse õpilaste keeleõppe osas ja siis see tegevuskavasse kirjutada. Ja samuti siis nende tegevuste elluviimiseks tehakse hästi palju koostööd erinevate sihtrühmadega
ja näiteks emakeeleõppe väljatöötamisel muu emakeelega õpilastele, mis on siis ka riigi kohustus tagada, et sinna me kaasame siis ka välisesindusi ja rahvusseltse. Ja kes neid tegevusi tegema hakkavad, et meie elluviijaks on valitud Eesti Keele Instituut, kes on kahtlemata väga suure kompetentsiga keelevaldkonnas ja tema partneriteks on Keeleamet just õpetajate keeleoskuse arendamise osas, Haridus- ja Noorteamet erinevate e-teenuste väljatöötamise osas, samuti õppeasutused, arendusteadusasutused ja kultuuriseltsid. Ning loomulikult ei anna me seda meedet lihtsalt enda käest niimoodi ära ja mõtleme, et nüüd see saab kuidagi tehtud, et ka Haridus- ja Teadusministeeriumi kõik seotud osakonnad on siis samuti nende arendustegevuste juures ja toetavad ja aitavad sellises koostöises õhkkonnas. Ja sellega on selline esmane tutvustus läbi, ma näen, et meil on nüüd aega veel küsimusteks ja kommentaarideks. Ja andke palun märku, kui teil on Helnale küsimusi. Nii, kõik veel mõnulevad oma kohvi otsas. Nii, ega vist ei paistagi olevat, aga Helna on veel siin, nii et saate ka tema käest otse küsida, kui on mingeid muresid siiski, millega tahate privaatselt pöörduda. Aitäh sulle! Aitäh, aga siiski mul on teised kohustused ootavad, nii et kui on teil küsimusi, palun kirjutage või helistage mulle ja me saame neid siis arutada. Ja, suur tänu teile, nägemiseni!